Saksamaa pakkus Ukrainale täisliikmelisuse asemel alternatiivi täisliikmelisusele Euroopa Liidus. Saksamaa kantsler Friedrich Merz tegi ettepaneku anda Ukrainale assotsieerunud liikmesus Euroopa Liidus, kuna väidetavalt ei ole Ukraina veel valmis täisliikmelisuseks EL-is. Isegi Brüsselis tekitas Merzi selline plaan vastuolulisi reaktsioone. Tekkisid küsimused selle juriidilise põhjendatuse, teostatavuse ja poliitiliste tagajärgede kohta. Lõpuks lükkas Ukraina president Volodymyr Zelenski tagasi Saksamaa ettepaneku anda Ukrainale EL-i assotsieerunud liikmestaatus, kuna see oleks jätnud Kiievi ilma hääleõigusest blokis. Ja Zelenski ütles, et, tsiteerin, ilma Ukrainata ei saa olla täisväärtuslikku Euroopa projekti ning Ukraina koht Euroopa Liidus peab samuti olema võrdõiguslik. Ühelt poolt nimetatakse Euroopas seda Merzi ideed astmeliseks liitumiseks EL-iga, kuid teiselt poolt kinnitatakse, et selles etapis võib Ukraina lihtsalt aastateks toppama jääda. Võtame siis selle olukorra lahti. Vaatame, millised on Saksamaa kantsleri ettepaneku plussid ja miinused ning miks Ukraina kategooriliselt keeldub esmapilgul tõesti astmelisest liitumisest EL-iga. Ja selles etapis pole me justkui veel kõiki nõudeid täitnud ega EL-iga liitunud, kuid saame juba üsna palju soodustusi. Aga miks teised nimetavad seda kahjulikuks? Vaatame selle asja siis põhjalikumalt üle. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele videole like ja jätke alla mõni sisukas kommentaar. Olen teile selle eest väga tänulik. Ja lisaks sellele tellige minu Telegrami kanal Petši News. Link sellele on selle video kirjenduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Niisiis, eelmisel päeval lükkas Ukraina president Volodymyr Zelenski tagasi Saksamaa ettepaneku anda Ukrainale Euroopa Liidu assotsieerunud liikmestaatus, kuna see oleks jätnud Kiievi ilma hääleõigusest EL-is. Edasi tsitaat Zelenskilt. Ilma Ukrainata ei saa olla täisväärtuslikku Euroopa projekti ning Ukraina koht Euroopa Liidus peab samuti olema täisväärtuslik ja võrdõiguslik. Oluline on avada läbirääkimisklastrid. Oluline on saavutada märkimisväärset edu läbirääkimistel. Oluline on töötada 100% meie julgeoleku ja rahva nimel. Asi on selles, et varem tegi Saksamaa kantsler Friedrich Merz ettepaneku anda Ukrainale just see assotsieerunud EL-i liikmestaatus, mis annaks selliseid eeliseid nagu osalemine Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu istungitel. Kuid ilma hääleõiguseta ja ilma juurdepääsuta teatud EL-i programmidele. Neljapäeval näis Euroopa Parlamendi esimees Roberta Metsola toetavat seda Merzi pakutud etapiviisilist lähenemist, öeldes, et EL-i liikmekandidaatidele võiks anda juurdepääsu ühtse turu, tolliliidu, kaupade vaba liikumise tsooni, Erasmuse ja Horisondi programmidele kui sammudele täisliikmelisuse suunas Euroopa Liidus. Et kuni Ukraina ootab liikmeks saamist, miks mitte saada juba täna teatud Euroopa Liidu liikmesuse privileege, isegi kui need pole veel täisliikmelisuse õigused. See kõlab ilusalt, kuid vastuseks on siiski kahtlusi. Seetõttu saatis Zelenski Euroopa Liidu juhtidele kirja, milles rõhutas, et Kiiev liigub kiiresti edasi reformidega, mis on vajalikud täisliikmelisuseks Euroopa Liidu. Samuti toimib ta kogu 27 riigis koosneva bloki jaoks Vene agressiooni vastu tugipunktina. Seetõttu on see Ukrainale üsna kummaline ettepanek. Nagu meie kaitseme teid täielikult, aga teie pakute meile ainult osalist liikmelisust. Järgneb Zelenski tsitaat. Me kaitseme Euroopat täielikult, mitte osaliselt ega poolikute meetmetega. Oleks ebaõiglane, kui Ukraina oleks Euroopa Liidus, kuid jääks ilma hääleõiguseta. Ja see kiri oli adresseeritud Euroopa Ülemkogu eesistujale Antonio Costale, Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja Küprose presidendile, kelle riik juhib praegu Euroopa Ülemkogu rotatsiooni korras. Ja siin tuletan meelde, et Ukraina esitas avalduse Euroopa Liiduga ühinemiseks vaid mõni päev pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022 aasta veebruaris. Ukrainale anti ametlik kandidaatriigi staatus mõned kuud hiljem ning liitumisläbirääkimised algasid 2024 aastal. Ja siin on oluline märkida, et Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi plaan anda Ukrainale assotsieerunud liikmesus Euroopa Liidus tekitas isegi Brüsselis vastuolulisi reaktsioone. Tekkisid küsimused selle õigusliku põhjendatuse, teostatavuse ja poliitiliste tagajärgede kohta. Kui analüüsida Friedrich Merzi ideed, siis see kõlab umbes nii. Merz pakub Ukrainale spetsiaalselt välja töötatud eristaatust.
See annaks Ukrainale juurdepääsu tööle Euroopa Liidu poliitilistes organites, kuid ilma hääleõiguseta ja ilma omaenda voliniku portfellita. Samuti võimaluse järk-järgult liituda Euroopa Liidu rahastatavate programmidega. Ta pakub samuti, et Kiievile antaks õigus paluda abi teistelt EL-i riikidelt relvastatud agressiooni korral. Ja Mersi sõnul looks see, tsiteerin, olulise julgeolekugarantii Venemaa heidutamiseks seni, kuni käivad läbirääkimised täisliikmelisuse üle. Brüsselis võrreldi Mersi ettepanekut eelmise aasta artikliga, milles Saksamaa kantsler toetas külmutatud Vene varade kasutamist niinimetatud reparatsioonikrediidi rahastamiseks Ukrainale summas 90 miljardit eurot. See artikkel šokeeris tollal Euroopa Liidu juhtkonda ja projekt kukkus lõpuks läbi. Praegust Mersi ettepanekut peeti üsna rutakaks sammuks, pealegi halvasti kooskõlastatuks. Kuid vastupidi, Euroopa Komisjon, mis juhib Euroopa Liidu laienemisprotsessi, suhtus Mersi algatusse hoopis positiivsemalt ja nimetas seda tõendiks EL-i riikide kindlast kavatsusest muuta laienemine võimalikult kiiresti reaalsuseks. Ja nüüd märkis Guillaume Mercier, Euroopa Komisjoni laienemisküsimuste esindaja, et tsitaat, EL-i laienemine on geostrateegiline investeering meie heaolusse, rahusse ja julgeolekusse. Ja Ukraina liitumine Euroopa Liiduga ongi otseselt seotud meie liidu julgeolekuga. Iga uuenduslik skeem peab põhinema teenetel põhineval põhimõttel, mis ongi mõeldud määrama keerulist mitmeetapilist läbirääkimiste protsessi EL-iga ühinemisel. Ka siin. Tuletan meelde, et selle aasta alguses pakkus Euroopa Komisjon juba välja variandi, mille kohaselt Ukraina kuulutataks formaalselt Euroopa Liidu liikmeks, kuid selle staatuse tegelikud eelised saaks Ukraina järk-järgult. Kuid Euroopa Liidu pealinnad lükkasid selle idee tagasi, nimetades seda ohtlikuks ja ebarealistlikuks. Mersi ettepanek näeb vastupidi ette järk-järgulist integreerumist, et saada juurdepääs EL-i fondidele ja kõrgetasemelistele foorumitele, kuid formaalne liikmelisus saabuks alles tee lõpus. Ja siin tahame rõhutada üht olulist asjaolu. Osa Euroopa partnereid teab vahepealset staatust vahendiks kandidaatriikide integreerimise kiirendamiseks, kuid Kiiev näeb selles hoopis võimalikke riske protsessi venimisele. Kiievi seisukoht on, et me oleme valmis ootama, kuid soovime siiski kohe täisliikmelisust saada. Kõik alternatiivsed ettepanekud võivad esialgu tunduda ahvatlevad, sest me justkui saame kohe midagi, kuid need ei taga lõpptulemust. See tähendab, et mingil hetkel võib EL-iga ühinemine üldse peatuda, sest Brüsselis otsustatakse, et Ukrainale piisab põhimõtteliselt ka assotsieerunud liikmestaatuse saamisest. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses, või kasutades teie ekraanil olevat QR-koodi. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!